Suur valik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterburi tee 75. Krolls.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, 25. juuni on käes, kell on 6, peaaegu 7 minutit 11 läbi, aega on digitunnis rääkida tehnoloogia uudistest. Millest me räägime sellest, et Apple vahetab välja oma väga paljude sülearvutite klaviatuurid, sest klahvid teevad oma tegusid. Eestis on asjad nii kaugele, et hakataksegi ehitama riigi toetusel maapiirkondadesse ja hajaasustuspiirkondadesse kiiret internetivõrku. Nüüd on Eestis kohal uus droon, millega põhimõtteliselt võib tõusta linnaosa kohale ja drooni kaamera on nii kõva zoomiga, et vaatad, mida naaber õhtuks sööb. Ja meil on stuudios on ka revolutsiooniline välklamp kaamerale. Kõik Eesti maailma inimesi, kes on võib-olla teatud aasta eluajast nooremad, on haaranud üks mänguhullus, üks arvutimäng siis on maailma vallutanud. Ja tegelikult väiksemaid uudised on saates veel, nii et need on teemad, millest me täna räägime. Digitund. No nii, 25. juuni, nagu ma ütlesin, tutvustame saatejuhte ka, mina olen Hans Lõugas, minuga kaasas on Hendrik Roonemaa siin ja meil on täna külaline ka, kelleks on muidugi meie hea ja armastatud suurepäraste leidude saatesse tooja Glen Pilvre. Kohe jõuame Gleni uudisteni, aga räägime ära, mis juhtus Apple'i sülearvutitega. Nimelt on Apple teatanud, et laiendab üle kogu maailma kõikides riikides oma tasuta siis hooldusprogrammi, mis on mõeldud MacBook ja MacBook Pro sülearvutite klaviatuuridele. Asi on selles, et tundub, et ühel aastal arendas Apple välja uut tüüpi klaviatuurid, mis siis esialgu tulid MacBookidele, hiljem MacBook Prodele ja mis erinesid varasematest klaviatuuridest selle poolest, et need olid eriliselt õhulised, pehmid ja lühikese käiguga klahvid ja nagu toona kiideti uuenduslikud, moodsad, paremad. Aga nendega on tekkinud siis hulk probleeme. Inimesed kurdavad, näiteks klahvid jäävad nagu just kui kummitus tähti vajutavad. Sa ei vajuta klahvi, aga tema vajutab. Või jääb kinni, vajutab mitu tähte järjest. Või ei tööta üldse. Või ei tööta üldse, lihtsalt. Et tore uus asi, Apple tegi, aitäh, aga kahjuks ei tööta. Ehk siis mis uudis on see, et kui teil on selline sülearvuti, mis siis see ulatub juba 3 aasta vanustesse mudelitesse, esimesed MacBookid 2015 aastast tulid müügile, kuni siis 2016 aasta MacBook Prodest alates, mis on selle uue just kui eesti keeles liblik käiguga või butterfly wing, lühikese käiguga klaviatuurid. Nendele saate minna esindusse ja küsida, et kas meie Eesti Apple esindajad olete jõudnud juba selle programmiga algust teha, et välja vahetada tasuta klaviatuurid või ei. Täna hommikuks ei saanud veel vastust Eesti 2 ametlikult esindajalt, aga me püüame kohe teid kursis hoida, et kindlasti peaks jõudma Eestisse. No Apple'i see ametlik teavitus selle kohta küll ütleb, et tegemist on ülemaailmse programmiga, et see ei ole midagi sellist, mis ainult USA's kehtib ja neid arvutid on palju. 2015 MacBookid, need on need väiksed, siis need 12-tollised MacBookid, siis 2015, 16, 17 MacBookid, 2016 alates MacBook Prod, nii 13 kui 15-tollised. 2018 siin arvuteid siin ei ole selles programmis, mis paneb mind arvama, et äkki Apple tegi midagi nende klaviatuuridega, et nad loodetavasti on siis paremad, aga see on olnud üks selliseid skandaale, mis on nüüd Apple'id saatnud tegelikult juba, ma arvan, et üks aastake, võib-olla isegi rohkem, kui inimesed tõesti hakkasid kurtma, et nende õhukeste MacBookide ja MacBook Prode klaviatuurid lähevad väga tihti katki. Ja nad lähevad katki lihtsalt sellepärast, et sinna mehhanismi alla satub näiteks tolmu või mingisugune kübeke, te sööte võileiba näiteks, mida paljud inimesed teevad kontori laua taga või ka kodus arvuti juures olles. Siis mingi mikroskoopiline, miks ei tohiks, kus see kirjas on? Hea kasvatus ei luba. No ma ei tea. Et need klaviatuurid lähevad katki, et sinna satub selline mikroskoopiline saia või tolmu või jumal teab, mis kübeke satub sinna alla. Ja eelmiste klaviatuuridega neid muresid ei olnud, aga nende uutega on. Ja siis see kisa läks
läks ikkagi nii suureks nii pressis kui kasutajate poolt, et vist on 2 või 3 erinevat suurt kohtuasja on Apple'il. Apple on 3 korda vist kohtusse nüüd antud sellega, et need arvutid ei tööta, need klaviatuurid lähevad ülemäära tihti katki. Ja eriti halb on see, et nende uute arvutite parandamine, nende klaviatuuride parandamine on ülimalt keeruline ja hästi kallis. Et ise ei saa selle üldse peaaegu, et vist mitte midagi teha või see on äärmiselt riskantne. Ja tihti peale ka, kui Apple peab neid välja vahetama, siis need MacBookid on ehitatud ja Prod on ehitatud need uued niimoodi. Et põhimõtteliselt tuleb välja vahetada pool arvutit. Terve see korpuse ülemine pool tuleb välja vahetada, see on ülikallis. Ja nüüd on siis tõesti niimoodi, et Apple pärast suuremat sellist survet on tunnistanud, et tõesti probleem on, nad ise ütlevad, et see on selline pisike, väike probleemike, mis väga väheseid arvuteid puudutab, aga ega nad ilma asjata nüüd sellist programmi ei teeks. Pole ka ime, et Apple'i aktsia on täna 0,29% languses. No hea on, et nad selle ikkagi omaks võtsid, sellepärast, et kasutajate tagasiside on olnud ikkagi üsna ühene ja neid USA's on eriti, ma arvan, valus on neil olnud see, et palju selliseid Apple'i fänne, ajakirjanikke ja selliseid Apple'i valjuhäälseid toetajaid, kellel on oma podcastid ja oma lugejad, oma jälgijad, et paljud nendest on olnud väga verised Apple'i peale. Ja et kuulge mehed, et tõesti, et seal läks nagu valesti, et palun tunnistage seda, et mõni inimene on seal 2-3 korda pidanud oma arvutit viima teenindusse. Ja nüüd on siis niimoodi, et isegi kui sul arvutil on garantii läbi, siis 4 aastat veel pärast arvuti ostmist, pärast ostukuupäeva, see programm kehtib. Nii et kui läheb katki, siis 4 aasta jooksul võib viia. Ja siin on ka üks natukene segane lõik on selle kohta, et kui te olete ise vahepeal pidanud oma raha eest parandama seda asja, siis saate Apple'ilt raha tagasi. Vaat see on võimas, kui te selle tšeki ette näitate ja Apple'ile raha üle kannab, siis see on juba kõva näita. Ja see võib olla tõesti sadades ja sadades eurodes mõne inimese puhul. Et ma ei tea, kas ja palju neid juhtumeid Eestis on, aga kui on, et siis tasub kindlasti minna uurima seda asja. Ma küsin ühe küsimuse nüüd ka. Aga kui ma vahetan selle klaviatuuri ära ja see läheb uuesti katki. Võt selle kohta ei ole ka infot ja tegelikult mis ongi segane, ütleme 2-3 suuremat segast asja. Et üks on see, et mis saab siis, kui see uuesti katki läheb ehk, et kas Apple on 2018 üritanud seda asja korrastada on ju, ja kas ta on siis korras nüüd, seda me ei tea, et kas nad panevad sinna siis juba nii-öelda selle parema klaviatuuri, kui selline peaks üldse olema. Ja teine asi on see, et ega keegi tegelikult ei ole ka kuskil olnud kaua see vahetusaega võtab, aga see võtab. See ei ole nii, et sa lähed salongi ja siis jood ühe kohvi ja saad arvuti tagasi, vaid see võib võtta päevi aega ja tõesti pool arvutit võib-olla tuleb välja vahetada. Nii et mingi aja te peate kindlasti ilma oma arvutite olema. Aga siin tõenäoliselt Apple'i viimaste aegade üks suurimaid sellised riistvaralisi möödapanekuid, ma arvan, mis nüüd tundub olevat lahenduse saanud. Puudutab kogu neid modeliseerimine, mis me lugesime ette, et on varasemalt tagasi kutsumis olnud ja vahetusi välja, aga siis on mingid üksikud, ekraanil jooksevad triibud läbi või mingi asi on lahti, aga väiksem. Sisuliselt on siin ikkagi Apple'i viimase 2-3 aasta kogu sülearvuti valik. Väljatud Air siis, mis on... Väljatud Air, mis on vana klaviatuuri peal. Ja. Et Airil see ei kehti. Ühesõnaga, peaks kehtima ka Eestis. Ma saan aru, et sul on küsimused on sees Valges Klaaris ja IM arvutites. Tavaliselt on niimoodi, et kogemus näitab, et Eesti esindajatele jõuab info natukene hiljem kui Eesti ajakirjandusse. Aga küllap jõuab ja hoiame teid kursis. Enne pausile minekut räägime veel kiire teate ära kõigile, kes tahavad saada tasuta kiiret internetti, sest tasuta seda päris ei saa. Aga tõsi on, et riigi see toetus, millest me oleme siin saates ka rääkinud, riik paneb 20 miljonit eurot selle alla, et inimestele vedada optiline kaabel koju. Et see asi on nüüd saanud nii kindlaks, et kuulutati välja konkurss, et kõik firmad, kes tahavad selle 20 miljonist inimestele seda kaablit koju vedada, saavad oma pakkumisi teha. Aga ei maksa loota, et see väga kiiresti ehituseks läheb, sest konkursi tähtaeg on alles 14. september. Siis saab teada, kes pakkumisi teevad ja valitakse välja, kes siis hakkab ehitama meile nendesse majadesse, mis asuvad Turuturke piirkonnas, siis need kinnistud on Eestis 162 000, kes sinna ehitab selle kiire internetivõrgu. Aga teeme siit väikse pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, läheme digitunniga edasi. Glenn on meil külas, me kutsusime talt küsida, mis on sellel suvel kõige ägedamad vidinad, mille peale saab sõita, millega saab teha pilti ja mille saab õhku saata pilti tegema. Räägime droonidest kõigepealt. DJI, me teame kõik, on väiksed need Mavicud, on suuremad Phantomid, toredad droonid,
aga sa rääkisid meile ühest väga erilisest DJI droonist. Tegelikult ka see droon ei ole nüüd ka midagi, mis täna tuli välja, aga see jõudis vist hiljuti nagu päriselt ka Eestisse. Ja see on siis DJI selline industrial, tööstuslik selline seeria, mille nimi on Matris. Ja DJI see Matris seeria tuli juba välja väga-väga ammu, mitugi aastat tagasi kõige suurema drooni näol 600. Aga nüüd see seeria sai millalgi siin, kui ma eksi, see oli eelmisel sügisel või sai uuenduse 200 seeria näol, mis siis on ka sisuliselt iseenesest väga äge droon, et ta ei ole väga väike, aga ta ei ole ka väga suur, ta on nagu natuke veekindel, sa võid temaga vihmas ringi lennata, ta lendab üle poole tunni, kui talle panna sellised suured akud külge ja ta võib kanda siis kuni 3 kaamerat, tõsi küll korraga kuni 2 kaamerat, et sa võid panna siin ühe kaameraga peale ja võimalik on siis lennata kuskile alla ja vaadata üles või panna 2 erinevat kaamerat alla, näiteks sa paned siis ühe mingi lainurk või ühe termokaamera või ühe zoom kaamera. Ja ta on ka esimene droon, mis näeb lennukeid. Tal on siis ADSB transponderi vastuvõtja. Et siis eeldan selleks, et neid vältida. Et neid vältida, ütleme nii, et ta lennukitele ei ütle, et tere, mina olen droon, vaid vastupidi, et kui siin Tallinnas ringi lennata õnnestus meile ka ikkagi näha, et kui lennuk tuli siia lennujaama maanduma, siis see indikaator seal muutus ja ta näitab kilomeetrites kaugel see lennuk võiks olla siis sinust või ajaliselt, et kaugel lennuk droonist on, kui ta jätkab seda kurssi. Aga see selline on tehniline taust sellel droonil endal. Nii, aga mida me sellega teha saame, kui me võtame ette neid suvises Eesti taevas, ma ise sõidan ja vaatad, jälle põrisevad need DJI droonid, kes teeb endast pilte, kes ilusad looduskaadrid, väga tore. Aga see Matris seeria droonil, sellel optika on ikka midagi muud. No see on nüüd kaamera jah, mis on siis Zenmuse Z30 ja see on siis kaamera, nagu see 30 ütlebki, et see on 30-kordne optiline zoom. Et nad küll ei avalda isegi täpselt seda nagu fookuskaugust millimeetrites, nagu siis me räägime, eks ole, neid täiskaadri puhul palju see on, sest et see on siis puhtalt nagu zoom lai nurgast kitsasse nurka nii-öelda, aga kui ma üritasin ka siin arvutada mingid valemeid ritta sead ja ma sain nagu umbkaudu see täiskaadri ja teisendatuna see fookuskaugus peaks ikka olema üle meetri, et üle 1000 millimeetrit. Nüüd hakkab see otse-eetris ühesõnaga, et see vaatenurk on siis sellel kitsamas otsas 2,3 kraadi ja siis on võimalik seal veel digitaalselt seda ka 6 korda nagu sisse zoomida. Nii et põhimõtteliselt see on ikkagi see ajastu, kui seni me kõik rääkisime kõva häälega, et drooniga ei saa luurata, et see on jama, et droon põriseb kõvasti ja ei näe ju mitte midagi, sest nurk on lai ja siis tõepoolest see on nüüd see kaamera, millega saab ikka väga hästi luurata. Optiline zoom pluss digizoom, kokku 180-kordne zoom. Ma lasen selle masina õhku. Ja. Ta ripub kuskil linnaosa kohal ja ma võin võtta suvalise maja ja vaadata inimese näkku on ju. Võid küll, jah. Mis kangusega prillitel on ees või? Jah, et päriselt loomulikult, et see sensor on seal 2 megapiksline, et ta filmib ainult Full HD resolutsioonis. Nii et siis digizoom olemus. See nagu rikub ikka kvaliteeti, jah. Ütleme nii, et optiline zoom on lihtsalt nii kange, et pole nagu hullu, eks ole, et digizoomiga ta teeb seal mingit interpolatsiooni, aga praktikas see ikkagi tähendab jah, et kui sa kusagil seal Russalka kandis näiteks lennutad, nagu me ka testisime. Testisid Russalka kandis, nii. Siis ikkagi sa võid vabalt loomulikult vaadata, kes ja mis rahvusest inimesed käivad kruiisilaevade peal, eks ole, see on nagu mingi küsimus, eks ole. Aga võid ka ikkagi näiteks seal kesklinna, kas on Radissoni katusel on kohvik, seal sa võid ka ikka kokku lugeda, palju seal rahvast istub. Tõsi küll, sealt sa võib-olla päris ei näe enam, kas nad on paksud või peenikesed, seda näed tegelikult, kas nad on paksud või peenikesed. Aga näoärgi sa päris ära ei tunne. Seda sa ei näe? Seda nagu küll päris enam ei näe. See on lõhega salat ja kanaga salat. Aga see kaugus on ikkagi seal ligi 3 kilti vist või 2,5 või midagi sellist. Põhimõtteliselt võib sellega ära unustada need jutud, et oi, mis ma teen, droon tõuseb minu kinnistu või krundi kohale õhku ja ma kuulen ta põrin, et kas ma võin ta alla tulistada. Sa ei kuulegi, sa ei näegi sukust asja, ta on mingi täpp kuskil kaugus. Sa ei pea ju tegelikult, kui sa tõesti tahad ikka midagi vaadelda või lennata, sa ei pea ju siis pingutama seal mingi digizoomiga 2 kilomeetri kauguselt. Sa võid ju vabalt lennata 200, 300, 400 meetri kaugusele ja siis sul on ja põrinat ei kuule. Mis ei kuule enam midagi ja siis on ikkagi see pilt väga hea. Aga loomulikult ta ei ole mõeldud, eks ole, pahatahtlike inimeste jaoks ja ärge keegi saage halbu ideid meie saatest. Jah, et eks ta ikkagi mõeldud on selleks, et kedagi päästa või otsida ja vaadelda või mida iganes, eks ole. Aga lihtsalt
see on siis. aga see, mis tehnoloogia tase tänapäeval on? jah, et see kaamera iseenesest on ju ka päris väike, et väga keeruline ongi teha drooni alla tegelikult optilise zoomiga kaamerat, sest et seal ju see tasakaalupunkt muutub, eks ole, et seal ei ole see nii lihtne, et see kõik peab olema veekindel niivõrd kuivõrd ja et ikka oleks ka vastupidav. aga see on näide, kuidas sa olid Rusalka juures ja filmisid kesklinna suunas näiteks Radissoni otsasel kohvikut, kui palju, ja sa maksimum zoomi kasutasid ilmselt. no jah, me proovisime seda digisuumi, eks ole. ja lausa digisuumi, kui palju seal rikub seda, mida sa näed, ikkagi, et see asi ripub, droon on õhus, tuul, ilmastik, paneb kõikuma. väga vähe jah, et ta loomulikult ta natuke liigub, et ta nüüd päris nagu statiivi peal ei seisa, aga lihtsalt see on juba niivõrd pikk vahemaa, et seal juba isegi nagu õhu liikumine ja kõik see tekitab sihukest värelust, eks ole, kuna kõik teavad, kes on pikksilma või binokliga ka vaadanud, et see pilt natukene nagu juba hakkab mängima, nii et ta natukene kõigub, aga see ei ole, see on ikka müstiliselt hea, et kui sa vaatasid, me vaatasime seal neid laevu, eks ole, siis ikka tundus see täitsa ebareaalselt. Aga see lõbu maksab ikka tuhandeid, ma vaatan praegu. ta on sellise hinnaga, et ega seda hinda nüüd ei avalikustata. DJ ei pane välja, et see maksab 699 ja. Et nendele matrisseeria toodetele ja ka sellele kaamerale, et sellist avalikku hinda ei ole, loomulikult mingi Alibaba lahti teed või mida iganes, eks ole, sealt sa võid leida kõike ja eks ikka selle hinna, kes tahab, kaevab välja, aga ta põhimõtteliselt on ikkagi selline asi, mida müüakse natukene ostjale näkku vaadates. Et ikkagi oleks nagu mingisugune kontroll olemas. Sest selle maatrissi külge võib panna ka teise väga ägeda kaamera, mis on siis termokaamera, mis tuli ka nüüd välja, mis on siis 4K optilise nii-öelda kaameraga või tavalise kaameraga, pluss siis väga hea resolutsiooniga 640x512 termo. Et see on nagu kombineeritud. Okay. Ja see tükk on nüüd küll selline, mida juba müüakse juba väga rangete tingimustega. Okay, aga me räägime eri asjadest, üks on droon, üks on kaamera. Kas ma seda Zenmuse'i kaamerat, mis teeb 30-kordset optilist zoomi, ei saa panna oma tavalise DJI Phantomi külge, mis mul on garaažis? Ei lähe, jah? Ei lähe, see läheb täna ainult siis selle sama 200 seeria külge, et mujal see külge ei saa seda panna, jah. Kuule, aga räägime veel ühest robotist, see on äge, aga räägime robotist, mis meil on tähes laual. Ja siit paistab igaks, kes on kokku puutunud mõne fotograafiga, on harjunud nägema tohutu suur objektiiv, Canoni peegelkaamera EOS 6D, peale on välklamp, suunad inimesel näkku, annab laksu ära ja kõik. Aga see... Kui sa oled professionaalsem fotograaf, siis suunad lakke. Või vähemasti kerge nurga all, eks, siis jääb parem tulemus. No tegelikult välklamp ei ole ilmselt maailma kõige põnevam asi. Kaugeltki mitte ja seegi alguses ei tundunud, aga Canon, kes ütles, et on ju konservatiivne firma ikkagi oma toote arendustes tundub. Sest see kaamera näeb välja nagu no 15 aastat tagasi. See on 6D, mis ei ole üldse ka väga vana, aga tõepoolest, kaamera on kaamera. Aga Canon avastaski, et kui ikkagi välguga võib-olla väga paljud ei teagi, kuidas suurt välku kasutada, siis lastakse see välk, eks ole, otse pähe. Vaata, seal peal on sinine nupp, ma korraks ütlen sulle vahel, kui sa seda vajutad, siis ta teeb seda automaatikat. Ja siis see on tegelikult pööratava peaga välk ja mõõdab ära siis kõigepealt teeb ühe välgu sulle klõpsti näkku ja laseb siis teise välgu, siukse pooliku välgu, nii et ta ei löö sind nagu kohe päris pimedaks, eks ole, ja teise laseb siis lakke ja siis kalkuleerib ära selle nurga, mille puhul sinu nägu või see objektiiv kõige ilusam. Ja kõik käib selline, see võtab mõned sekundid või paar sekundit, nii et see välgu pea möllab siin ringi päris suures ulatuses, nii et kõikida pildistada kõigil on alati väga lõbus. Sest et see välgu pea kogu liigub. Ja siis tulebki kõige ilusam pilt, selle asemel sa ei pea ise mõtlema, kuhu see välk suunata, aga muidugi eeldus on, sul on olemas lagi. Kui sa lähed nagu suvel õue, ilmselgelt siis lage ei ole, siis seal mingit peegeldust ei ole, eks ole. Ja lisaks sellele, et ta veel mõõdab seda, kus on siis kõige toredam valgus ja ilusamad varjud või vastupidi, et ta jätab ka meelde selle asendi, mis on iseenesest ka väga kihvt, et kui sa oled ikkagi selline edasi jõudnud fotograafi, sa tead, kuhu see välk suunata, et sulle meeldib, ma tahan siit kõrvalt seinast mingit varju, keeran välgu sinna ja nüüd otsustad, et näed, et ma tahan, ma ei tea, maastiku või selle landscape'i asemel portreerežiimi või kaamerat viltu keerata, siis see välk kohe teab, et sihtisid sinna ja välk momentaalselt reguleerib ennast jälle õigesse nurka, et välgu suund nagu alati jääb sinna, kus sa tahtsid panna, sõltumata kaamera suunast. See on ka päris äge asi. Tead, ma kujutan ette, et laste pildistamisele öeldakse, et tihti on see probleem, et vaata kaamerasse, et sa oled tähelepanu püüdnud lapsi ja piltile uitama. No siis sellega ei ole mure, et see robot välk käib siin, teeb tiire ja saltosid. Aga ta on lahe selles mõttes, et ma saan aru, et tihti on probleem, kui sa vaatad, et peegelkaamera ja kedagi on välk on peal ja siis ta keerab sulle selle otse näkku, siis saad aru, et tal on küll raha ostma profitehnikaks, aga tal ei ole raha, et haridust, et teada, et hea valgus ei ole võib-olla otse näkku, aga siis see välklamp põhimõtteliselt
aitab sind valida välja parima valguse ja teeb. Ja sa võid seda ka ise, eks ole, lisaks automaatikale, sa võid seda välgu pead ka ise väänata, kuhu tahad ja ta jätab siis meelde selle asukoha, kuhu sa väänasid jällegi niimoodi, et sa kaamerat võid keerata ja välgu asend jääb meelde. Ja muidugi sobib ta Canoni aparaatidega, siin Canonil on pikk list, et uuematega töötab natuke paremini, et seda sobivust on rohkem veel ja vanematega võib-olla siis mõnega mitte nii hästi, eks ole, aga põhimõtteliselt jah. Viimane küsimus, siin on selle välgu nimi on 470 EX AI, kas see AI on tehisintellekt? Muidugi. Deep Machine Learning Neural Network. Lähme sellega tehisintellektiga pausile siit. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, digitund läheb edasi. Räägime veel natukene põnevatest seadmetest ja eelkõige nendest, millega edasi liikuda. Glenn, sa saabus täna siia saatesse ühel 4-rattalisel. Aga sel 4-rattalisel oli küll mootor, aga ei olnud ühtegi juhtimisvahendit peale väikse puldi kui me ei eksi. Ehk siis elektrirula. Elektrirulad on linnapildis, võib näha neid rulatajaid, kes jalakoogu ei lükka, ainult veerevad. Sina sõitsid siis ühe G-Padi nimelise masinaga. Jah, ega jällegi, see on ka selline asi, mis ju ei ole ju midagi, et see täna oleks nagu väga uus ja äge on ju, aga mis selle teeb ägedaks on ikkagi eelkõige kiirus. Sest et siin mõned aastad tagasi oli Unique'i nimeline rula, mis nagu mainstreamiks või selliseks massidesse jõudis. Ja see on natukene optimistlikult väljendatud. No selles mõttes massides ikkagi rula nagu suhtes, nagu ta niimoodi, ta oli nagu Eestis saada. Mõned ikka müüdi, aga maailma mõttes ütleme nii, et neid rulasid on nii palju, mida Eestis üldse ei jõua. Selles mõttes, et on ju mingid boostid, boardid ja mis iganes, need nimesid on Ameerikas tegelikult lugematul arvul, aga neid Eestis selliselt ei saabugi, et Unique oli üks vähestest, mis ikkagi meie nagu sellisesse laiatarbekettidesse jõudis. Aga sõitis ju 20 kilti tunnis. Ja mis siis nüüd see rulade tehniline tase? Nüüd see tehniline tase on selline, et seal on juba rumusisesed mootorid, et ei ole mingid ülekannet ega midagi, ta on nii-öelda Unique oli tõesti 1 rattaveoga, see on siis ikkagi 2 rattaveoga. Kas tagaviisi? Mitte 4? Mitte 4, jah, muideks on ka 4, sama boosted boardil on ka 4-veoline versioon. Aga see, millega sõidad, on see tagaviisiveoline? Vaat see oleneb, mis pidi sa keerad, sa võid mõlemad pidi sõita. Et puldist võid sa ka muidugi ringi keerata, sa võid rula ringi keerata, aga sa võid ka selle mootorite suuna keerata kohe puldist ringi. Aga ma ei tea, tagaveoline tundub kuidagi nagu ägedam, aga kiirus 36-7 kilomeetrit tunnis. See on siis suletud rajale, nii ütleme kohe ära, et sa pead sõitma suletud. Eks sa ise tead, kui suletud see rada on ja ega seal ju spidomeetrit peal ei ole. Ei ole. Seda sa tegelikult ei tea, kui ruttu ta sõidab. Ei tea, 25. Seda on ka väga ohtlik mõõta, seda ma ei soovita kellegi mõõta, et sa hakkad sõidu ajal mõõtma, kui ruttu sa sõidad. Olgu, aga oletame, et sa sõidad sellega ilusal tühjal teel, kerglikusteel 35 km tunnis. Kuidas sa juhid seda asja? Sul ei ole ju tõukrattal on sang, vähemalt lengstang. No nagu ikka rula, eks sõidavad ju kõvemad rulamehed ja naised ju mäest alla tõenäoliselt veel kiiremini. Nii et, aga ütleme, et see kiirus ikkagi, see võtab sul nagu suu naerule ja see kiirendus ka, et tal on väga-väga hea tõmme. Nii et kui tal aku täis on, see sõltub muidugi, kui täis ta aku on, kui aku ei ole väga täis, siis tõmme ei ole väga hea. Aga kui aku on ikkagi täis ja sa selle rula peale astud, siis sa pead ikkagi olema valvas, et see rula ilma sinuta ära ei sõidaks. Aga sul peab olema hea tasakaal, sest ta ainult jalgadega hoiad ennast seal peale. Ja sa pead ikka teadma, et kui sa seal puldi peal nüüd seda nii-öelda vajutad kiirendit, et siis sa pead ikkagi selleks väga valmis olema, et see ma saan kiiver tasub pähe panna. Jah, võib-olla mingid kindlad või kaitsmed. Ja teine asi on ka pidurdamine, et ta pidurdab ka niimoodi, et kui sa sealt ebalegaalselt tänavakiiruselt nii-öelda piduri põhja vajutad, siis sa pead ka mõtlema, et ma nüüd pidurdan, sest kui sa seda kogemata teed, siis ainult rula pidurdab. Ja sina lendad sealt edasi samale kiirusele 35 km tunnis. Kuidas see pidur toimib sellest, et elektriline pidur? Ikka moota, keerab nagu selles mõttes regenereerib kakut. Ei ole mingi klots ja kätte midagi sellist. Nii et ta ei ole selles mõttes selline pidur, et sa nagu sõidaksid käbi taha, mis ongi väga hea. Sest et käbi taha sõitmine rulaga tegelikult ei ole väga tore. Ei väga lõbus sõiduvahend ja tegelikult ka hind on seal ikkagi oluline. Ta hind on 550 €, et on täiesti nagu Eestis olemas. Et selles mõttes nagu selle raha eest on ausalt öeldes nagu võib-olla transpordivahendina meie teid arvestades ilmselt on paremaid valikuid. Aga ma tahan sult küsida sellest, et kui sa selle rulaga on nagu äärekivist üles sõitmine keeruline, siis sa sõitsid ka selle suurema versiooniga. Kui me rääkisime nüüd G-Pad 100C-st, siis tegelikult sa sõitsid ka 120 XC-ga.
mis on põhimõtteliselt nagu maastikuauto võrreldes tavalise autoga. No jaa, see on nii naljakas, see 130 XC, kahjuks pilti ei saame siit läbi raadio kohe teile kõrva näidata, aga ja vaadake sealt mõnda inimest, kes selle peal on, sest see näeb välja tõesti nagu mingi surfilaud, millel on all sellised väiksemad sorti traktori rattad, eks ole. Ja ega tema pöörderaadius on umbes selline, et sa pead ikkagi planeerima ette, et sa hakkad keerama, et noh, ta ei ole mõeldud sul 90 kraadisteks ristnikeks. See näeb massiivne välja. Kas see sõidab ka siis väljaspool nagu pinnatut teid? Sõidab küll, jaa. Sa võid metsahaldaga ka mütata ja muidugi see suurte ratastega tegelikult on väga mõnus sõita. Ta näeb jabur välja, ta näeb naljakas välja ja tõesti, kui sa lähed kuskile tööle või kohikusse ja seda omal järgi vead, siis kõik muigavad, sest et see on nagu personaalne traktor. Aga temaga sõita on tegelikult tõesti hea, sest et ta on pehme, tal ju rattad ei ole kõvad, noh, nii-öelda sahiseb ainult, eks ole, mootor mingid häält ei tee. Nii et seal sa pead pigem ise suuga tegema mingit viiu ja hüüdma midagi. Sina kasutad seda ikkagi, ma saan aru, linnas liiklemiseks? No ma seda väiksemat rula, siin testinud olen nii ja teisiti ja olen taga siin sõitnud ka läbi kesklinna Pirita poole ja vastupidi ja saab hakkama küll, miks ei saa, et harjud ära ja kõik on äge ja kui on ikka siledam tee, siis taga on tegelikult lõbus sõita. Et lihtsalt alati on lõbus jõuda kõigile järgi rattatee peal rulaga ja siis nendest järgi sõita, isegi sellistele kirevatele rattameestele. Ja vabajooks on tal ka olemas või? Jaa, täiesti. Et võid ratturil võtta sabast kinni? Või küll jah, et see mootori takistus on tegelikult olematu, et kui ta on nagu välja lülitatud, siis sa võid ka nii-öelda lükata, eks. Aga kui sa ikkagi omal jõul liigud edasi tuulpuhuv vastu Pirita tee ääres, kui palju see aku sulle kilometraaži annab? Sa mõtled nüüd nimelt, ma liigun nagu rula peal. Ja, noh, palju seal täislaadimisega sõidab? See väike tundub sõitvat selline, noh, ma ütleks võib-olla 15-20 kilti selline keskmist, aga see hakkab kiirus langema kohe, kui see aku on tühjem. See on nagu natuke tüüt ausalt öeldes, et see kiirus on nagu väga hea, kui aku on sellise ülemise kolmandiku peal, aga kui aku juba nagu seal poole peal, nii siis see tippkiirus ei ole enam 35 kilti tunnis, eks ole. Aga jah, see suur rula sõitis näiteks läbi ainult mingi 1-12 kilomeetrit, et selle suure rulaga oli kahjuks see tõesti, et sõitsid juba siit kuskilt Servast kesklinna ja siis tagasi enam väga ei jõudnud. Ja selle suurega nagu see mõte, et lükkan jalaga hoogu, noh, siis sa võid lükata, aga lihtsam on jalutada, seda järgi lohistada. Võtad nööriga sabasse. Muidugi, eks järgmine generatsioonidel ruladel võikski olla selline, nad oskavad omaniku järgi tulla. Sest et sa praegu ka võid ju puldiga niimoodi sõita, et kui rulal on nagu aku natuke tühjem või sa lähed üle nii-öelda ristmikku, siis sa võid seda rula nagu puldiga enda kõrval nagu sellist koera jalutada. Või on tegelikult, kui sul on mingi raskem kandam näiteks, ostad külmkapi, paned sinna peale. Aga lihtsalt probleem on selles, et see rula ei oska hästi keerata sinu järgi, et võikski olla ju see noh, nii-öelda tehisintellekt. Sirgel teel tuleb järgi või? Noh, ta tuleb otse ju. Sa mõtled, et sa puldist ise lükkad, mitte et sa ütled, et tule mulle järgi. Mine ära või tule tagasi, eks ole, aga võiks ta ju tulla tegelikult puldi järgi niimoodi kuuletudes. No meil see eelmise saatelõigus räägitud välklamp oli AI lõpuga. Ma arvan, see varsti on ka see rula, mis on AI, et see oleks nagu äge. Tegelikult ei ole vaja erilist intellekti, et lihtsalt tulla puldi järgi. Puld on peab seal ilmselt mingit mehaanikat olema, et ta pöörama hakkaks muidugi, et väikest tootearendust tuleb ikka teha. Isegi autodel juba tagarattad pööravad, aitavad kaasa kurvides, nii et... Aga kokkuvõtteks on ta tegelikult väga lõbus sõiduvahend, et täitsa soovitan seda proovida. Hinnast ma juba ütlesin ka, et 5,5 eurot on see väiksem. Et on täitsa Eestis olemas, et otsige ja ta, ma arvan, on ka võimalik isegi kindlasti proovida, kui see üles leida. Fakt on, et elektrilisi sõidukad on meid üha rohkem, on nad 4 rattaga, nagu see rula on nad längstanguga ilma... 1-2 rattaga, noh, ainult fantaasia küsimus, kõik liigub, kus on. On isegi noh, täna sõites tulin siin Tammsaare pikenduse kõrval ja ma pean ütlema, autodesse saad palju kiiremini jälle edasi, sest kõik seisavad. Kõik autod seisavad. Kui sul ei ole mingisugust kandamit ja lapsi vaja edasi-tagasi vedada, siis sa saad nagu... Aga sa sellise suvise vihmaga ja kerges poris julged ka sõita sellega? No jah, ega ta ei ole nagu siuke laus sukeldumis... No selle maastiku omaga julgeks ilmselt? Ilmselt julgeks, jah, ta ei ole laus sukeldumiskindel, aga need rulad on üldse sellised, nad ju, noh, seal nii porilaud pole, et nad ju pritsivad selle vee üles, et siis sa oled ikkagi ka selline natukene off-road täielik, eks ole. Aga lõbus liikumisvahend on ta nagu igal juhul. Okei, ma arvan, et enne kui me pausile läheme, saame siia paar kiiremat uudist ära vaadata. Hans on leidnud üles, et Eestis on uus Viimse päeva äpp ja ma laadisin sellega alla ja on tõesti. Naiskodukaitse on teinud äppi nimega Ole valmis ja valmis saab olla igasugu asjadeks, seal on kõik võimalikud ohud, mis inimest võivad tabada, alates seal mingisugust, ma ei tea, et keegi tuleb tüli norima, kuni lõpetades suurtüki tulega. Kuidas käitud sina? See on üks selliseid äppe, mida eelkõige avalik sektor armastab teha. Kuidas sa äpist vaatad, kui tuleb tüli norima? No võt, ongi täpselt, see on see küsimus, et ta on üks selline, noh, ta tegelikult on üks suur veebileht, seal ei ole mingit tarkust, mitte midagi ei ole, et seal on lihtsalt info on koondatud, struktureeritud ja palju on teksti kujul, et noh, ta on, kogu see info kindlasti on igalt poolt mujalt ka leitav, et see on, teatud asutustel on hirmus tahtmine selliseid äppe teha, kuhu kõik vajalik info on kokku koondatud ja siis nad arvavad, et inimesed veedavad seal, või kui sul on
hädaolukord on käes, et siis sa otsid, et kus mul see äpp oligi, teed lahti ja hakkad lugema, et ma arvan, et aga ta nüüd sellisena vaevalt, et ta nüüd mul on siin lahti ka sektsioon vägivaldse kontakti lahendamine, siin on põgene esimesel võimalusel, karju appi. Keegi tuleb suitsu küsima öösel, et ole niimoodi, siis vabandage, härra, mis teie nimi on, et ma tahaks lugeda oma äpist, et kuidas ma teiega käituma pean. Aga tegelikult sellel on praktiline, just sobib siuke kuskile su telefoni nurka see äpp ära, sest tavalisel Eesti inimesel, kes ajab aktiivselt elu elab, siis siin on, alati siis kõik need esmaabi numbrid, ei see selleks, aga kõik need, et kas või sul on need numbrid, mida sa ei pea meelest pidama peale 112 keskkonnainspektsioonid, kõik asjad on ühes kohas koos. Näed, sa juba räägid nagu avaliku sektori esindaja. Me teeksime sellise äppi, kus kõik asjad on ühes kohas koos. Kõik on koos, et siin eluks kõik nagu vastused, mis tulevad elus ette. Aga kas see tähendab siis ka nüüd seda, et kui näiteks elekter läheb ära ja ma enam äppi ei saa üldse kasutada, et siis saad sa teada, mis teha, kui elekter ära läheb. Jaa, sealt kõik info on ühes kohas koos. Samas muidugi, kui ma enam ei saa äppi kasutada, siis ma enam ei näe. Ta on selline üks suur digitaalne voldik, nii et kui te kujutate ette, et te töötaksite suure huviga läbi ühe sellise voldiku, siis pole voldikule võib-olla vaja aega raisata, siis te võite minna tõmmata äppi ja töötada selle läbi. Aga see numbrite point muidugi on sul hea, et sealt, kui on maantee info keskkonnainspektsioon, seal leiab. Tegelikult on ka ju ikkagi huvitav lugeda tõesti selle, mida teha, kui midagi enam ei ole. Ja teate, Ameerikas on tohutu suur trend on see viimse päevaks valmistumine. Inimesed ostavad, kulutavad, varudele palju aega. Eestis võib-olla ei peaks seda rahaliselt mõtlema sellele, aga huvitav lihtsalt teada, mis on sinu 7 päeva toiduvarud võiks olla. Aga lähme siit lühikesele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja meil on vist õiendada, kas ma õigesti mäletan eelmisest saatest või üle-eelmisest üks asi. Me tutvustasime uut Eesti taksoäppi nimega Hope Taxi ja me vist ilmselt ei suhtunud sellesse äppi ülemäära soojalt, igatahes nad on kirjutanud meile kurja kirja ja nad ütlevad, et me oleme ebaprofessionaalsed ja tuntavalt ära ostetud. Ja aga samas nad ütlevad, et negatiivne reklaam on ka reklaam ja Hope sai igatahes palju kasutajaid juurde, väga tore, meil on hea meel, aga nad ootavad meie poolset vabandust ja seletust mõningate väidete kohta. Ma arvan, me ei hakka siin midagi seletama, aga ma refereerin mõningaid punkte. Esiteks heategevusest, 2% sõidu maksumusest läheb heategevuseks, 1% on aastaks suunatud kindlasse heategevuse fondi ja 1% suunatakse iga 3 kuu tagant erinevasse fondi, aga nad ei tohi öelda kuhu kuni juuli keskpaigani, sest neil on lepingud. Teiseks nad ütlevad, et kui me oleks viitsinud süveneda sellesse rakendusse, siis me oleks aru saanud, et Hope on ainuke rakendus, millega saab taksot ette tellida kellaajaliselt. See on väga tore, kuigi siiski Eestis on ka veel Uberi rakendus, kuhu saab ka tellida teatud ajavahemikuks näiteks. Ma tahan mingiks kellaajaks tellida selle ette, nii et võib-olla erinevus on see, et minuti pealt saab Hope'i tellida, aga 10 minutise või 15 minutise intervalli siis saab Uber tellida. Mina Uberit ei kasuta, ma ei oska öelda, aga kui sa nii ütled, siis on ja nad ütlevad, et see klientidele väga meeldib ja kolmandaks hind on väga populaarne viga, et konkurentidel vaadatakse hinda ja nähakse baastariifi, seejuures unustatakse ära dünaamiline hind, ehk siis see tipptunni hinnastus. Mõtlev klient saab aru ning Hope'i arvutused näitavad, et keskmine hind on seal soodsam kliendi jaoks ja mis nad siis veel tahavad öelda. Tunnistame, et nõudlus on suurem kui saadavus, aga nad tegelevad iga päev uute juhtide lisamisega ja neljandaks nad on tõesti nõus, et rakenduse kvaliteet ei ole veel see, mis peaks olema. Selle üle meil küll virisesime, ma mäletan. Rakendus uueneb ja nädala-2 jooksul peaks lisanduma siis krediitkaardi maksete võimalus. Praegu kuidas sa siis üldse maksid? Sularahas taksos. Või siis ma ei tea, kui takso saab kaardiga. Ühesõnaga täpise siis on maksta. Nii et igatahes me oleme ette kandnud Hope'i äppi pahameele meie suhtes. Aga mina oma seisukohta ei muuda. Minu meelest ei ole Eestisse vaja taksoäppi juurde, aga meil on hea meel, kui te tõestate, et oli vaja ja teil läheb väga hästi ja te vallutate mitte ainult Eesti, vaid pool maailma ka. Täpselt sama, minu seisukoht on sama. Mängudest lubasime rääkida saate alguses. Ma pean saanud väga enesekohasest rääkida oma kogemusest, aga tegelikult see jutt oli üldse minust, vaid tohutu trend on maailmas. Eestis, mujal, et on üks mängutüüp, mis on haaranud
väga paljud inimesed oma sõltuvusse ja tegelikult Henrik, sinul oli üks hea kogemus, kus sa said aru, et tänapäeva noortel on ainult üks asi. Me käisin koolilastega kohtumise neile rääkimas tehnoloogia asjadest ja siis tuleb välja, et kõik mängivad ainult Fortnite'i. Fortnite. Tüdrukud ka. Ainukesed käed, mis tõusid olid Fortnite'i peale. Ma ei ütle midagi. See on mingi tohutu hullus, mis on tabanud maailma. Ma vaatasin huvi pärast numbreid ja see tegelikult ei ole ju üks mäng, vaid see on, ütleme, tüüpmänge. Seal on Fortnite ja PUBG ja mingisugused sellised mängud veel, aga see sama Fortnite'i tegija Epic Games teenis näiteks aprillis selle Fortnite'i pealt $300 miljonit. Ja minu meelest asja ilu on selles, et see mäng on tasuta mäng, jah. Aga sa ikka saad sinna raha anda, kui sa nii väga tahad. Nii, ja Hans väga ennast ohverdavalt oli nõus sukelduma sinna Fortnite'i maailma. Ja me räägime nüüd kõigile, ma arvan, et kõik nooremad kuulajad ilmselt teavad, mis on ja naeravad selle üle, kui kohmakalt Hans seda seletama hakkab. Aga nende vanemad või ka lihtsalt asjahuvilised inimesed, kes ei tea, mis pagan asi see on, kõik mängivad. No räägi, Hans. See tohutu tõesti sõltuvus mänguformaat, mille Fortnite on üks kõige kuulsam näide, see on olemas mängukonsoolides kui telefonides, siis teine on H1Z1 ja siis muidugi kõige populaarsem on Player Unknown's Battleground ehk PUBG. Kas see on kõige populaarsem või? Minu meelest see Fortnite on... No võib-olla nad jagavad seda kohta, aga mis on selle võlu? Mis mäng see on, mis tegema pead seal? Pead laskma teisi. Tulistamismäng. See ei ole eriti uudis. Nagu on 20-30 aastane. Aga ta välja näeb siis nii FPV või first person. Sa saad mängida ka nii, et sa oled nagu kolmandas vaates, juhid oma meest kui ka silmadest. Aga mõte on selles, et siin visatakse ühele kaardile koos näiteks 91 teise inimesega. 99 inimest. Päris inimesed. Päris inimesed, kus kõik, kus nad on maakerast, jätta seal kaardi peal. Ja võitja on ainult see üks, kes elab kõigist teistest kauem. Sa pead teised maha nottima. Viimane ellujääja võidab ühesõnaga. Oota, aga selles mõttes, sa pead neid teisi päris inimesi ka, kes mängus on maha nottima. Täpselt, ja üksteist hakata maha nottima ja ainult üks võidab. Ja see muidu võiks olla natuke selline, kuidas öelda, et sa passid ja peidad ennast ja ei ole seda actionit ja seda põnevust. Aga siin on tehtud mänguformaati selline väike nüke, mis selle muudab kogu aeg üha põnevamaks, et iga paari minuti tagant see mängu pindala väheneb ja väheneb ja väheneb. Siin surutakse sinna saare keskele, sinna punkti ja sa tead, et te olete lõpuks seal ja sa võid 20 minutit põõsas passida ja mõelda, et ma saan olla esimene. Ja siis lõpus sa tead, siin lükatakse 10 teise tõesti veteran 9-aastasega, kes on selles mängus ülitugevad. Lükatakse sind sinna kokku. Veteran 9-aastased. Veteran 9-aastased, kes on selle mängus nii professionaalid, et 39-aastane või 29-aastane saab kohe kaotuse. Ja see mäng kestab sealt siis sõltuvalt sinu oskustest ja õnnest kuni võib-olla pool tundi, paar minutit. Sa oled seal siis nagu oma ID või oma nagu nimega? Sa saad teha oma konto, sa saad olla külaliskonto. See kõik on nagu väga lihtne, et sa vajutad starti ja hakkad mängima ja seal ei ole mängu sisus midagi erilist, et sa liigud mehega ringi, kogud omale siis varusid mehe või naisega, kes su kangelane on ja püüad ellu jääda ja püüad teistest parem olla. Aga miski selles, see ajaline piiratus ja mängu alapiiratus, see muudab selle kõik nii haarvaks, et siis sa teed ühe mängu läbi ja hakkad juba uut tegema. Ja aga ta on siis ainult ikkagi võrgumänguna, nagu see point ongi olla võrgus ja teisi notima. Ainuke võrgumängu point. Ta ei ole selline üksi möllad mingisuguses muinasjutu maailmas. Ei, sellele peale ühtegi sellist formaati ei ole. Tõsi on, mina olen päris palju ka õhtuid veetnud selle käigus, et mängida seda mobiiltelefonis. Ja mobiiltelefonis on siis samamoodi. Juhid seal 3 mõõtmised meest või naist ja püüad ellu jääda. Aga et siis oleks see väike eduelamus, siis mobiilimängus sulle visatakse sinna kolmandiku jaguga arvuti juhitud botte. Et kes on väga rumalad. Tehisintellekt on rumal ja siis on endest alati jagu, sul on tunne, ma saan hakkama sellega ja siis tulevad need 9-aastased ja teevad sulle 1-0. Nii, räägi nüüd kõigile murelikele lapsevanematele, kaua üks matš kestab? Kas seal saab ööde kaupa istuda? See on nii sõltavust tekitav, kohe kui sa kaotad, siis tahad uut alustada, nii et kahjuks saab, jah. Aga üks matš? Üks matš, kui sa oled koba, paar minutit, aga kui sa oled hea, siis sa oled seal pool tundi ja poole tunniga saavad võita tavaliselt või siis jõuad top 5 või top 3. No kaua sa olid seal? Ütleme, kaua sul kestis? Mitu kuud ma juba siis olen. Ei, ma mõtlen mitte mitu kuud järjest, vaid kaua sul see keskmine ellujäämise aeg on praegu siis? No minu rekordid, ma olen ikka paar korda tulnud isegi esimeseks, nii et ma mängin siis mobiilis seda PUBG, seda ühte neist 3 ja ma olen tulnud paar korda esimeseks ja see 30 minutiga sa võidad ära. 30 minutit on üks matš, aga tihti sa saa kohe langed alguses. Ja siis lõpuks tekib alati selline eepiline duell kellegagi, eks ole. Jaa,
see algab niimoodi, et sa lõbusalt käid ringi, sa mõtled, sa oled kunn siin mängus, sa võidad seda ja siis viimased 10 minutit sa higi jooksad, sa kükitad põõsas ja ootad, millal see 9-aastane tuleb ja sind maha notib. Ja siis lõpuks, kui veab, siis sa saad ise esimeseks. Aga see on tõesti tohult populaarne. Saad sa ka nende mängijatega nagu päriselt nagu suhelda ka või neile kuidagi verbaalselt nagu tead jah, seal on tehtud sellised mänguformaadid, et sa mitte päris üksi ei ole. Et kõik, mis krabiseb, on sul vaenlane, vaid sa näiteks saad 3 teise võõra inimesega moodustada väikse meeskonna. 4-liikmine salk käib ringi, saate üksteist toetada natukene ja siis tekib selline vahva tunne, et noh, et saad mikrofoni kaudu midagi teisele öelda ka. Aga kuna see on võõrad inimesed, siis on seal tihti koostab mingit pustukeelset juttu ja araabiakeelset juttu ja mingit prantsuse ja midagi inglase. Vahepeal on vanad mehed, vanamehe hääl, siis on laste hääl, enam nagu 9-aastased ikka. Aga see on selline tunne, et sa tead üle kogu maailma, mingid inimesed on kokku tulnud sinna ja üksteisega püüaksid. Ära sinna mine, seal on vaenlane, seal on vaenlane. Küsin veel kiirelt lõppu, et kuidas see mäng raha teenib? Palju sina oled sinna raha kulutanud? Ma ei ole õnneks üldse, ma üritan hoida sellest, aga ma saan aru, et see Fortnite ja teised teenivad tohutult. Et sa saad osta midagi omale juurde. Täpselt, peamiselt edevusvahend, et sa ei taha olema sa hall kuju enam seal, kes sa oled juba olnud 10 mängu, siis sa ostad endale roosa mütsi või sinised tossud ja siis aga sa peaksid võtma selle Naiskodukaitse ole valmis äppi, peaksid võtma kõrvale. Ja kuidas ellu jääda? Vaadata, et kas seal punki või seal Fortnite'i maailmas toimib, et lugema läbi täpselt, suurtükki tuli nii, mis tuleb teha ja võib-olla jõuad kaugele sellega. Aga see on selle suve tõesti selle aasta trend, et kui paar suve tagasi oli Pokemon, mida kõik mängisid, et see oli tohutu populaarne, siis praegu on Fortnite see, mida te peate teadma, kui tahate kursis olla, millega inimesed tegelevad. Samas Fortnite oma sinu kirjelduse järgi ei tundu mulle midagi väga uut, sellised rollimängud ja sellised koos madistamise mängud ja maakera kaitsmise mängud ja teiste tapmise mängud ja kõik on Aga ma ütlen sulle ühte asja. Proovi. Ei, ma proovin. ma mõtlen, et need meeldisid ka mulle alates sellest, kui ma mõtlen, tuli mäng nimega Doom, kus sai lihtsalt ringi madistada teisi maha lasta. See oli ka väga äge. See oli, ma ei tea, mitu 10 aastat tagasi. Nii on. Ja meie tänane saade on sellega läbi. Vaatame, kas me oleme järgmiseks saateks tagasi levis, aga igatahes nägemist. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.